Tere päevast! Minu nimi on Juhan Talv. Ning koostöös Eesti Koolituse konverentsikeskusega tekkis meil selline väike idee, et teile eestlastele rääkida ka siis kolimisest Hispaaniasse, natukene praktilisi näpunäiteid jagada ja minu enda kogemust teile rääkida. Natukene minust endast. Olen pea 10 aastat Hollandis elanud ning peale seda juba 3. aasta Hispaanias. Et koos sellega palun arvesse võtta, et eesti keelega võib vahepeal natuke kehvasti olla, et grammatilisi või nii-öelda sõnavigasid võin teha. Aga nii-öelda töö poolest Hollandis töötasin ma TPD-s, ma arvan, et kõik teate pakifirmat, ning ma haldasin siis üle-euroopalisi sorteerimiskeskusi ning nende infrastruktuuri. Pärast seda ja tegelikult juba samal ajal kui Hollandist käisime väga aktiivselt Hispaanias iga suvi ja tegelesin siin kohapeal ka nii-öelda kinnisvara osas, aga sellel hetkel oli see veel pigem hobi korras nii-öelda. Ja nüüd 3. aastat Hispaanias tegeleme aktiivselt siis Costa Blanca'l kinnisvaraga, ostu-müügi ja lühirendiga ja 3 aastat siis siin koos enda elukaaslase abikaasaga elatud ning ütleme nii, et palju tuttavaid ja sugulasi ka siia poole teel, aga ma arvan, et see on sarnane kõigis tutvusringkondades. Sellepärast ka siis tänane webinar, et natukene siis rääkida Hispaaniasse kolimisest ja kuidas siis seda hästi läbi viia. Aga enne alustust veel, et meid on siia päris palju täna kogunemas, et mulle Eesti Koolituse konverentsikeskuse kolleegid ütlesid, et arvatavasti me ei saa nii-öelda süsteemi kaudu lubada teil mikrofoni ja kaamerat kasutada. Et ma hiljem jagan enda kontakte, saate minuga ühendust võtta, kui on lisaküsimusi ja muidugi ka saab siia chati ilusti kirjutada. Juba on esimene küsimus ette ära kirjutatud, aga vaatame, kui ma juhuslikult neid teemasid ei puuduta siin nii-öelda webinari jooksul, siis ma mõned võtan ette peale webinari, räägin 5-10 minutit juurde veel ja siis need, mis vastamata jäävad, et võtame ühendust siis kas telefoni või emaili teel peale webinari. Nii, aga hakkame pihta, kuna ainult 1,5 tundi täna ja teemasid on tegelikult palju. Et ma usun, et ma ei hakka neid teemasid ükshaaval nüüd ette lugema teile. Te olete sellega ühinenud, te teate täpselt, millest me rääkima hakkame. Et pigem jutt siis, kuidas siis Eestist siiamaale jõuda ja teha seda edukalt nii, et pärast ei peaks võib-olla tagasi linna piletit ostma. Ja et olla ka samal ajal õnnelik. Ühesõnaga, ma arvan, et alustuseks on kõige targem rääkida, et miks tegelikult eestlased siia tahavad kolida ja mis need ootused ja tegelikkuses, kuidas see lõpuks välja kujuneb. Et kindlasti teil endal on ka peale nende 4 punkti teisi põhjuseid, kuna inimesed on erinevad, siis igaüks leiab enda nii-öelda põhjuse, miks ta soovib just teise riiki kolida. Mina isiklikult võin rääkida, et meil oli tegelikult plaanis Eestisse kolida koos enda abikaasaga, aga slaidil oleva ka teise punkti põhjal meil oli just nii-öelda kuupäevaliselt väga hea võimalus autoga teisele poole keerata ja sõitsime hoopiski Hispaaniasse, kuna me olime väga nii-öelda ühel lehel Hispaania riigiga, me teadsime väga hästi selle kohta, mis meid ees ootab, kuna me olime palju puhanud siin ja ka nii-öelda tuttavad olid koha peal ootamas. Siis paljudele kõnetab kliima, et minu jaoks oli ka Hollandist ära kolimine siia kliima osas oli väga suur positiivne pluss, et siin on soe, tõesti 30, võib-olla mõnel aastal 60 päeva on kas halli taevast pool päeva või sajab vihma mõndadel päevadel, aga enamjaolt on ikkagist päike ja sinine taevas, mis tegelikult annab energiat juurde ja tekitab sellist, vähemalt minule tekitab positiivsust ellu, kui iga päev päike särab taevas.
ilmselgelt paljudele on geopoliitiline olukord maailmas tähtis ning eriti arvestades Eesti geograafilist asukohta, siis tuleb seda arvesse võtta. Kuna ma tegelen kinnisvaraga, siis on ka meil palju kliente, kes tegelikult nii-öelda maandavad riske ja viivad investeeringud siis Eestist väliriikidesse ning siis ka kaasa arvatud Hispaaniasse. Ja on ka tegelikult, kui nüüd kohapeal siin reisida ja ringi vaadata, tegelikult on ka Hispaania just see lõuna ja idarannik väga, väga tore koht pensionipõlve läbiviimiseks, sest nii-öelda kui kohale tulla, siis praktikas näeb, et koha peal on palju muude riikide nii-öelda muude riikide inimesi vanaduspõlve nautimas ja seda siis kas rendipindadel või ise ostnud endale kinnisvara siia. Sellele lisapluss on kindlasti see, et sugulased ja lapselapsed ja mututavad saavad külas käia ja nagu mu enda kolimine siia näitas, siis see hetk, kui soojal maal elada, siis on arvatavasti inimestel huvi suurem külla tulla, kuna saab 2 ühes, saab külas käia ja samas ka puhkusel olla. Viimane punkt, mis ma tegelikult tahtsin välja tuua põhjuseks, miks see kolitakse, on tegelikult võib-olla mitte nii palju kõlapinda leidev teema, aga siin koha peal on, ütleme nii, et erinevaid ärimudeleid, ärivaldkondasid, kus ei ole veel nii-öelda väga tugevalt arendatud ning kui vaadata nüüd Eestis mõnda ärisektorit, siis tegelikult on võimalik, kui head kvaliteeti pakkuda ja professionaalselt asjale läheneda, siis on võimalik pakkuda kuigi suurele konkurentsile siin konkurentsi, kuna just kvaliteediga nii-öelda saab ennast esile tuua üpriski hästi. Ja ma teadlikult panin 2 pilti siia slaidi peale, et see on, ma arvan, hea algus selleks presentatsiooniks ka, et tegelikult ootus on paljudele just see, et tuleks Hispaaniasse nii-öelda kuldseid päikseloojangud nautima, rannas käima ja puhkama. Aga tegelikkuses on ikkagi nii, et kui siia kolida, siis te peate ju igapäevaeluga tegelema, et kas on lapsed, neile aitama koolis käia, enda pere eest hoolitsema ja samas siiski tegemist on uue riigiga, kus ei ole asjad alati nii nagu võib-olla Eestis või kui olete reisinud või kuskil mujal elanud, siis teistes riikides. Et ma võin väga lihtsa näite tuua, kui ma olin Hollandis elasin, siis hollandi keele ma õppisin nii piisavalt selgeks, et ma sain aru nendest, ma rääkida väga ei soovinud, kuna see ei olnud ka nii-öelda eesmärk, kuna mu töö oli inglise keeles. Aga ma otsustasin ära õppida selle nii piisavalt, et ma saaksin iseenda maksud ära deklareerida ja enda ettevõtte maksudega tegeleda. Kuigi see oli, ütleme, üpriski keeruline võrreldes Eesti nii-öelda EMTA lehte ja nii-öelda äriregistrit, kus siis nii-öelda makse saab deklareerida. Aga Hispaanias on see natuke teistmoodi taaskord, et see on kordades keerulisem. Ma jõuan ka selle punkti juurde hiljem detailsemalt, aga minu kogemus on see, et ise siin asju ajada alguses on üpriski suur peavalu ning hoidsin isegi peast kinni nagu seal pildil päris mitmeid kordi, kuna lihtsalt asjad ei tundu loogiliselt, kuna üks inimene ütleb üht, teine teist ja viiendat. Lõpuks seda nii-öelda tõde leida on üpriski raske heinakuhjast nii-öelda. Aga see on ka põhjuseks, miks me siis täna selle koolituse teeme, et natukene teile nii-öelda tulukast tekitada sinna tunneli lõppu. Et palun olge valmis, et tegelikult ei ole ainult kuldsed päikseloojangud ja soe merevesi see asi, mis Hispaania sees ootab. Aga nüüd natukene üleüldisemalt, et ma usun, et kui teil on mõte Hispaaniasse kolida, et siis võib-olla oleks ka huvitav teada, et mis on need tuntumad rannikud. Et kui me seda alumist kaarti siin vaatame, siis neid nii-öelda rannikud, kas Costa Blanca või Costa del Sol
ja neid erinevaid Costa Calida ja muud, neid on palju, tervel rannikul, põhja pool on veel mitmeid. Ja neil on igal ühel oma eripärad, et tegelikult ma räägin nendest kahest, kuna need on, ütleme nii, et nii eestlaste kui ka muude turistide poolt rohkem tuntud. Kindlasti Barcelona piirkond on ka väga, väga populaarne, aga ütleme nii, et ma seda teadlikult ei võta teemaks, sellepärast, et seal on üpriski ülerahvastatud see keskkond juba ning mina, kui juhuslikult tuttavad ja sugulased ei ole seal lähedal, siis mina sinna nii-öelda uurima ei soovitaks minna. Turistina muidugi alguses tore ära käia ja vaadata, aga kuna ma olen 2 korda seda rannikut läbi sõitnud, siis nagu ma ütlesin, enda arvamuse ja praktika põhjal lihtsalt mina ei alustaks enda kolimist Barcelonaga. Nii, aga Costa Blanca ja Costa del Sol, et Costa Blancast me räägime natukene detailsemalt järgmistel slaididel ka, kuna ma elan ise siin. Costa del Solist, ma arvan, et olete palju Eesti meedias kuulnud, kuna seal on nii-öelda seda kajastatakse rohkem. Aga Costa Blanca ja Costa del Sol on siis need 2 tuntumad rannikut. Ranniku pikkus Costa Blancal on 80-90 kilomeetrit pikem kui Costa del Solis. Välismaalasi on siin küll rohkem, aga ka see nii-öelda maa-ala, millele need mahuvad, on palju suurem, sellepärast, et nagu järgnevatel slaididel näha ka, siin ei ole tihtipeale rannikul kohe kilomeetri või 5 pärast kõrged mäed algamas, ongi nii-öelda laugemat maapinda ja sellepärast on siis see nii-öelda hajastus laiem. Merevee temperatuuri kohta, ütleme nii, et paar kraadi on suvel soojem Costa Blancal, aga mina ütleks praktika põhjal, kui mulle meeldib väga ujuda, ma tavaliselt alustan ujumistega aprillikuust ja lõpetan novembri lõpus, siis kui ma reisin Costa del Soli, siis tavaliselt minu keha ütleb vähemalt, et seal on külmem. Seal on võib-olla hoovus ja tundub külmem, ma ei oska öelda, aga minu tunne on, et seal on külmem vesi, kuigi statistika näitab, et miinimumi tegelikult kõrgemat. Keskmine merevee temperatuur on just natukene pikem periood, et on üle 20 Costa Blancal just. Siin on ka kindlasti, kui randa minna, siis on aru saada, et need rannad on laugemad, et kui lapsepõlvest mäletan, et Pärnus oli selline rand, kus hästi pikalt pidi kõndima, siis siin Costa Blancal on just leide sarnaseid, muidugi võib-olla mitte nii pikalt ei ole vaja kõndida, aga et ei ole seda hoovuse tunnet, sellepärast, et ei lähe väga järsku sügavaks. Ja sinise lipurandasid, neid on Costa Blancal rohkem, nagu see on loogiline, kuna siin on ka seda nii-öelda ranna pikkust rohkem. Lennujaamasid on Costa Blancal 3, Costa del Solis 2. Murciat väga ei saa nüüd Eesti mõistes just lennujaamaks võtta, kuna Murciasse lendavad enam jaolt Lääne-Euroopast lennud, pigem suuremas osas Inglismaalt. Aga ma usun, et väike selline ülevaade kahe ranniku vahel tuleb kasuks, kui nüüd vaadata neid masse või nii-öelda seda inimrännet Eestist siia poole, siis need on just need 2 rannikut, mille vahel tavaliselt valitakse. Siin tuli ka küsimus praegu just Gertrudi poolt chati, et olete huvitatud just rohelistest piirkondadest ehk siis lääne- ja põhjapoolsemat Hispaaniat. Ütleme nii, et seal on talvel peab arvestama kindlasti ikkagist vihmaga. Kohalikud ütlevad ikka pool naljaga muidugi, aga et põhja poole kolida, siis peab arvestama, et korra nädalas ikka sajab, mis on muidugi tore, sest kui Eestist tulla, siis Lõuna-Hispaania võib väga kuiv tunduda. Aga Gertrudi küsimustele vastates, siis need bürokraatlikud kadalipud, need on üpriski sarnased üle Hispaania. Et kui me nüüd räägime erinevatest maksudest näiteks, siis paljusid makse saab rakendada erinev maakond eraldi, et selle kohta te peate uurima täpsemalt. Näiteks, kui kinnisvara osta, siis Costa Blancal, Alicante ja Valencia piirkonnas nii-öelda, siis on
10% ostumaks, kui minna Murciasse on 8%. Et kui vaadata erinevaid piirkondasid, siis need varieeruvad, et nende maksude osas ma soovitan nii-öelda eeltööd teha, et kus just siis nii-öelda eelistatum teie jaoks on, aga ma usun, et piirkond ei peaks just kinnisvaramaksude põhjal otsustama. Muud asjad nagu arstiabi, koolid, mis iganes, ma ei tea, toidupoed, sissekirjutused enda elukohta ja muu, need on üpriski sarnased ja igal pool üle Hispaania. Nii, aga lähme ka edasi, vaatame Costa Blanca piirkonda hästi natukene põhjalikumalt, et võib-olla, kuna sellest ei jagata võib-olla infot internetis väga detailselt, siis mõtlesin, et ma panen selle slaidi sisse. Et põhjapoolne Costa Blanca, et kui me vaatame selle keskpunktis, siin on Alicante, mul on see nimi küll nende 2 joone alla ära mattunud, aga põhjapoolne Costa Blanca, mis on siis natuke edasi Tenias tegelikult, aga mul jäi see pildist välja, siis põhjapoolne on selline rohkem mägisem, et kui te olete kunagi äkki Costa del Solil käinud, siis on selline tunne, et nagu mööda rannikut sõita, siis olete enamjaolt kogu aeg merele lähedal ja merega samal tasapinnal, vahepeal muidugi kõrgemal, kuna mägedes sõidate. Aga kui nüüd sõita siit sinna poole, siis vasakut kätt ehk sisemaa poole jäävad ikkagi suured mäed, mõned isegi kilomeeter pluss kõrged. Ja ütleme nii, et see on rohkem Costa del Soli mitte melu, aga see loodus näeb seal rohkem selline välja. Ta on muidugi kõvasti rohelisem kui lõuna pool Costa del Solis. Aga seal on ilusad mäed, rohelisem, seal on väga ilusad külasid erinevaid, Villa Jojosa ja Guadalest. Soovitan kindlasti guugeldada neid ja või kohale tulla ja külastada. Ja on ka mitmeid suuri turismikeskuseid, et tegelikult kõik see piirkond sai siin alguse, mitte kõik piirkond, aga üks suurimaid turismikeskuseid sai alguse Benidormist, kus siis 1900 keskpaigas 60-ndatel kuskil Benidormi hakkasid nii-öelda Inglismaa turistid käima ja tegid sellest nii-öelda turismikeskuse. Sellest on isegi üks seriaal tehtud inglastele, aga ütleme nii, et kui esmaspäeval on kell 1 päeval huvi jalgpalli vaadata ja õlut juua, siis seal saab seda kindlasti teha. Aga samas Benidorm on ka väga tore koht niisama puhkuseks, kuna rand on seal pikk ja mõned veepargid lastele ja nii edasi. Kalpe ja muud linnad siin rannikul on ka väga ilusad, nad on pigem rohkem idüllilisemad, seal ei ole kõrghooneid nagu Benidormis. Ja kui nüüd vaadata lõuna poole Alicantest, siis lõuna pool on pigem tasasem maastik. Siin on väga paljudes kohtades, kus just siin see valge ala on ja vaatan, äkki ma saan sisse zoomida kuidagi. Ahah, saan küll. Nii. Et siin lõuna pool, Santa Polast alates just on palju soolajärvesid terve rannikul ja nüüd Torrevieja lähedal need 2 suuremat järve siin, need on soolajärved ja need mäed nii-öelda algavad alles siit tagant Kiirtee poolelt, need kõrgemad mäed nii-öelda. Siin on muidugi eesti keeli mägesid on mitmeid, et 200-300 meetri kõrguseid on siin mitmeid sellel rannikul ka. Aga mõlemas piirkonnas on tegelikult palju rahvusvaheliseid kogukondasid, turismikuurorte erinevaid, et tegelikult terve Hispaanial rannik on üks suur turismikuurort, mina ütleks nii, aga vahelduva nii-öelda erisusega, et on kindlasti ka väga vähese turismiga külasid ja linnakesi rannikul, kus on siis enamjaolt näiteks hispaanlased. Aga sel juhul ka tuleb nüüd mingil määral turistideks kutsuda, sest nad tulevad sisemaalt siia rannikule, kas siis enda suvekodudesse või niisama puhkama. Aga ma pean kindlasti aega jälgima, kuna meil on ainult 1,5 tundi aega, siis ma liigun edasi. Nii nüüd edasi, algus oli, ütleme nii, et natukene üleüldisemat juttu teile, et aru saada Hispaaniast ja minu enda arvamust natukene teiega jagada. Ning siis ära tutvustada Costa Blanca, mis tegelikult tihtipeale ei jõua Eesti meediasse mis iganes põhjusel, aga tegelikult on väga tore piirkond ja
minule endale meeldib siin rohkem, kuna kliima on parem kogemuse põhjal ja teine suur põhjus oli selleks, et kinnisvara on kõvasti taskukohasem. Aga nüüd webinaril edasi minnes ma mainin igaks juhuks ette ära, et siin on väga palju teksti teadlikult. Ma ei käi kindlasti igat punkti sõna-sõnana aval läbi. Sellel lihtsalt ei ole mõtet, kuna me muidu läheme kindlasti üle aja. Ja ma panin seda infot just siia teadlikult palju, sest need materjalid kindlasti saadetakse ka teile, te saate ligi nendele pärast webinari või võib-olla saadeti juba enne, aga te saate siit mõndasid linke, kasulikke ja samas saate ka kasutada seda nii-öelda enda spikrina Hispaaniasse kolides, et saate alati vaadata, et mis dokumente või mismoodi läheneda siis teatud protsessile. Ja et alustame siis sellest, et kui nüüd Eestist tulema hakata, et mis dokumente me peaksime kaasa võtma, et eraisikul on, ütleme nii, et saab ka ilma paljude nende dokumentideta, aga elu teeb kergemaks, kui nüüd läbi mõelda enne siia tulekut, et mis dokumente mul võib vaja minna. Pass, ID-kaart on ilmselged, neid ma ei hakka isegi mainima rohkem. NIE on nii-öelda kohalik isikukood ja kui nüüd seda teha, ma kindlasti soovitan teha ka lastele, kuna kui siia kolida, siis peab see lastele ka olemas olema, kuna see nii-öelda tuvastab selle isiku siis Hispaanias. Viimasel ajal on, ütleme nii, et Eestis seda raske teha. Vanasti, ütleme nii, pool aastat tagasi veel sai Tallinnas Hispaania saatkonda sisse kõndida, öelda, mul on nii, et vaja ja õiged paberid kaasas olid, siis sai taotluse kohe sisse anda. Natukene aeg läks mööda ja siis juba hakati nii-öelda aegasid ainult pakkuma sellele ja praeguseks, kui ma õigesti mäletan, eelmise nädala lõpus oli mul üks klient, kes ütles, et nemad said alles aja 8. oktoobriks. Võib-olla ta on isegi ka meiega täna siin koolitusel. Aga ütleme nii, et me saame selle NIE numbriga siin koha peal tehtud, kui teil on huvi, Costa Blancale just kolite, siis mina saan sellega aidata. Meil on pädevad kohalikud juristid ja muud koostööpartnerid, kes saavad sellest kaasa aidata. Aga jah, kahjuks nii-öelda vabu aegu Tallinna saatkonda raske saada nüüd lähinädalatel. Vaktsineerimispassid ja nii-öelda haiguslood peaks kindlasti kaasa võtma. Ja ütleme nii, et kui ülikool on lõpetatud ja veel suurt praktikat tööl ei ole tehtud, siis ma pigem võtaksin selle tunnistuse kaasa ülikoolist. Aga just kui on väga spetsiifiline erialatöö, siis igast tunnistused ja sertifikaadid kindlasti kas rahvusvahelises vormis või tõlgituna. Ja mis on väga tähtis, millele inimesed tavaliselt ei mõtle, on sissetuleku tõestus. Et me käime küll, üritame ajaga kaasas käia. Ma olen ise ka alles 30. alguses, aga tunnen vahepeal, et tehnoloogiast kindlasti maha jäänud. Siis tegelikult on nii, et rahapesu tõkestamisprogramm on Euroopas väga aktiivne. Ja nii lihtsalt ei saa enam pangakontot tehtud teistesse riikidesse. Nad küsivad alati raha päritolu ja kust teie sissetulek tuleb. Ja nagu minu panga koostööpartner alati ütleb, et me tahame näha, et see inimene on nii-öelda tavaline inimene, käib poes, ostab toitu, saab palka või maksab endale ise dividende või tal on nii-öelda regulaarne sissetulek. Mitte, et see ei oleks igakuistest sularahamaksetest pangaautomaati. See on mitte minu arvamus, vaid ütleme nii, et faktiline tõde selle kohta, et Hispaania pangad lihtsalt neil ei ole kohustust seda pangakontot avada ja nad pigem vähendavad enda riske sellega, kui nad küsivad seda infot ette ja ma soovitan kindlasti proovida mingid dokumendid kaasa võtta. Kui kinnisvara ost on, siis kõige lihtsam on muidugi Eestist, kui on Eestis kinnisvara müüdud, Eestist võtta kinnisvara müügi kohta notarist tõend ja siis selle alusel saab Hispaanias ilusti raha päritolu ära tõestatud. Eesti ettevõttega ma ei hakka neid dokumente mainima kõike, aga kõige tähtsam on aru saada sellest, et kui te Eesti ettevõttega tahate siin tegutseda, siis
need dokumendid, mis te Eestist ära apostillite tõlgite, need kehtivad Hispaania riigis 6 kuud. See tähendab seda, et kui te nüüd tulete siia, hakkate ettevõtlusega pihta, mingil hetkel te peate niikuinii siia koha peale endale nii-öelda äritegevuse registreerima sellele ettevõttele. Aga kui te tahate midagi nii-öelda notariaalset või isegi riigiasutustega suhelda ja läbi viia, siis need apostillitid ja tõlgitud dokumendid kehtivad ainult 6 kuud. See tähendab seda, et iga pool aasta tagant peate te uued tellima Eestist, mis on, ütleme nii, et üpriski keeruline protsess. Keeruline ajakulukus, rahakulukus, ma ütleks pigem. Nii, ja kui nüüd edasi minna, siis vaatame otsa, et kuidas siis arsti juures käik täpsemalt käib. Meil on üks küsimus siin tekkinud Hispaania passi kohta. Ma loen kiiresti. See on üpriski spetsiifiline küsimus. Ma arvan, et Euroopa siseselt ei ole mitte mingit vahet, kas inimene on Hollandi või Eesti passiga. Ja Euroopa siseselt see kindlasti vahet ei tee, samamoodi kooselu mõttes. Mina ja minu elukaaslane elame ka muude Euroopa passidega Hispaanias. Aga ma usun, et passi kohta saab teile infot anda väga hästi Eesti saatkond Hispaanias või siis Hollandi saatkond või Hollandi või Eesti saatkond Hispaanias, kes siis saavad rääkida nendest eelistest ja mismoodi see protseduur täpselt käiks. Nii, kuidas aga pääseda arsti juurde, et kui me ringi reisime, siis meil on tihtipeale reisikindlustus. Reisikindlustusega saame me enamik asjad kaetud. Samas aga kui kolida, siis on, ütleme nii, et natukene teistsugune lähenemine, et reisikindlustust me endale eluks ajaks ei tee. Ja Eesti Haigekassa kaudu saab siis nii-öelda selle Euroopa ravikindlustuskaardi, aga kuna Eestis enam tööle käida ja nii-öelda töötu kindlustus või töötu kaitse, me ei oska eesti keeles seda täpselt õigesti öelda, et see kaart kehtib mingi aja peale nii-öelda töölepingu lõpetamist Eestis või maksude maksmist Eestis, siis sellega saab Hispaanias täiesti nii-öelda hädaolukordades hakkama. Saab erakorralises käia ja ütleme nii, et hätta ei jää ja ravitakse terveks. Aga perearsti juurde minnes ja nii-öelda ise protseduure soovides, siis kindlasti peab arvestama, et peab mingid osad nendest protseduuridest kinni maksma. Nii, aga tegelikult on, kui siia kolida, siis tegelikult on ikkagi targem mõelda sellele, et kohalik haigekassa organiseerida endale. Seda saab üpriski lihtsalt, kui nüüd alustada töölepingut kohaliku ettevõttega või pihta hakata siis nii-öelda eesti keeli FIE või ettevõtjana. Ja kindlasti peab arvestama, et kui FIE või ettevõtjana tegutseda, siis rakendub sotsiaalmaks. Ma panin ka siia alla paremale tabeli. Ma korra näitan seda lähemalt, et siis vist näete ka, kui ma sisse zoomin. Et siin on näha, palju see sotsiaalmaks enamjaolt on erinevatel aastatel, mis on tema tõusu või langus protsendid, et ilmselgelt on näha, et madalapalgalistele üritatakse seda vähendada ja kõrgemapalgalistele seda suurendada. Kui siia lingile lähete, mis pärast saate sellest PDF-ist, ma usun, et lihtsalt vajutada selle peale, siis te saate hästi palju infot selle sotsiaalmaksu kohta ja seal räägib kõik selle ilusti lahti. See on inglise keeles küll, aga tänapäeval tõlkemasinad nii-öelda Google Chrome või mõne muu meetodiga saate ilusti selle ära tõlgitud, ma usun. Nii detailidesse me kindlasti ei lähe, et kogu selle info selle lehel ära katan. Aga tähtis ongi teada selle sotsiaalmaksu osas, et nüüd mõelda sellele, et issand, kui ma nüüd alustan tegevust ettevõtja või FIE-na, et siis mu sotsiaalmaks hakkab kohe olema 300 eurot kuus. Ja tegelikult see nii ei ole, et esimesel aastal ikkagi makstakse ainult sotsiaalmaksu 80 eurot, sõltumata siis sissetulekust, aga siis FIE või ettevõtjana. Ja
Teisel aastal on see siis baseerub sellel, mis on esimese aasta sissetulek. Et kui kuupalk on näiteks 1166, siis on siiski see 80 eurot ka teisel aastal, aga kolmandast aastast juba ta tõuseb selle tabeli alusel teatud tasemele. Ja nii-öelda kui tööd tehes ametlikult, siis nii-öelda tööpakkuja ettevõte maksab enamiku selle sotsiaalmaksust ära, kuskil, kui ma õigesti mäletan, äkki see on 30–32%, mis töövõtja ära maksab ja seal 4–6% läheb palgast maha. Ja ütleme, mõlemal juhul saab ilusti haigekassa registreeritud ja saab siis koha peal minna perearsti juurde, kõik protseduurid tehtud ja ilusti enda tervist korras hoida. Aga nüüd natuke praktiline punkt veel, et paljud ei tea seda ja ma tahtsin seda välja tuua, et kui nüüd ütleme nii, et kas on töökoht või olete ettevõtja, maksate makse, et see ei garanteeri teile kohe, et seda haiglasse minna. Et esimene samm tuleb pärast seda ära teha veel tegelikult taotleda selline SIP-kaart. Sellest on näidis siin, see on Valencia kommuuni ehk Valencia maakonna näidis siin. Need peaksid enam-vähem sarnased olema igal pool Hispaanias, et kui SIP-kaart ja teatud piirkond või sisse kirjutada Google'isse, siis leiad teinevaid. Ja selle kaardi, sellel hetkel, kui tööandja maksab teie eest maksud ära ja olete töötajaks registreeritud, see on juba esimese kuu jooksul ja sama FIE või ettevõtjana, et nii kui te sotsiaalmaksu maksmiseks registreerite, saate te minna SIP-kaarti taotlema. Seda saab interneti teel teha, seda saab koha peale minnes teha ja kiire nii-öelda Google kindlasti aitab, ka siit lehelt saab tegelikult info kätte, et kuidas seda kaarti saada. Muidugi kõige kergem on alati küsida näiteks, kui ettevõtja olete, siis raamatupidaja kindlasti annab samm-samm avalette, et kuidas see kätte saada. Xenialt üks küsimus digitaliseerimise kohta, et kui hästi on Hispaanias edasi arenenud. Ütleme nii, et kindlasti Eestist maas, paljudest teistest Euroopa riikidest ka, aga paljud asjad saab siin tehtud ikkagist interneti teel, et elektritarnija portaalid on olemas internetis juba ja riigiasutused paljud kommunikeerivad pigem enda asju juba interneti teel, kas siis Maksuamet või mõni muu riigiasutus. Nendega saab suhelda täiesti nende enda portaali kaudu. Siin on olemaski digitaalne sertifikaat, mis siis on võrdväärne nii-öelda ID-kaardi sisselogimisega. Peate selle taotlema endale ja siis saate ilusti enda arvutiga, aga üht arvutisse saab panna ainult alguses, et selle sama arvutiga saate te ligi kõikidele internetiportaalidele, mis on nii-öelda riigi poolt Hispaanias, kas siis kinnisvaramaksud laste kooli osas või mis iganes muudel teemadel. Seesama digitaalsertifikaat lubab sisse logida, kinnitada ja allkirjastada teatud dokumente ja nii-öelda digitaliseerimine, ütleme lühidalt, on päris kiiresti ülesmäge minemas siin riigis, et paar kuukest tagasi just digitaliseeriti terve notari süsteem üle Hispaania ära, et see taaskord kiirendab seda nii-öelda asjaajamist. Aga sellest olenemata ei käi asjad tihtipeale väga kiiresti, et peab aega varuma ja kannatust. Nüüd, kui SIP-kaart on olemas, et saab arsti juurde minna, teema juurde tagasi, siis minu isiklik soovitus, ma räägin seda ainult enda praktikast, enda lähedastest, kuidas ma näinud olen, et tegelikult on erakindlustus ikkagi asi, millele võiks mõelda just kas või algul te siia olite, et ei peaks muretsema selle pärast, et nüüd ma ei tea, laps või ise ei saa arsti juurde, siis teha erakindlustus, see katab enamjaolt kõik, peate kindlasti läbi rääkima need poliisipunktid, et mis asju katab juba algusest, mis asjad teatud aja pärast, et ei oleks üllatusi, kui nüüd haiglasse peaks sattuma, et poliisis on punkt sees, kus ma ei tea, poole aasta pärast kaetakse alles teatud protseduure.
Ja mis on minule väga suureks üllatuseks, ma arvan ka paljudele teistele eestlastele, et erakindlustustega on tegelikult tasuta tõlk ja meie nüüd Costa Blanca'l siin Torrevieja piirkonnas, Orihuela Costa on siis täpsemalt selle nimi. Siin asub üks haigla, kus on tegelikult olemas ka Eesti-Hispaania tõlk, mis oli minu jaoks täiesti šokeeriv ja ma ei uskunud seda, aga täitsa nii tuli välja. Ja see on siis erakindlustusega kaetud. No, mina panin selle enda erakindlustuskulu lihtsalt siia 55 eurot kuu, ma näitan ära, et palju see on. Seda saab muidugi tõsta ja vähendada, et minul on teatud tingimused endal sinna läbi räägitud ja mul hambaarsti katet minu arust ei ole või on mingi teatud summa ainult aastas, et saab ka kindlasti palju muid asju lisada ja seda kõrgemaks viia. Nii. Ja Monika, võin avaldada, et minul on Sanitas, SANITAS, on kindlustusfirma, kus mina erakindlustuse tegin. Nad räägivad täiesti inglise keelt ja saab nendega täiesti hästi asjad aetud. Nii, edasi minnes, kuna ma pean aktiivselt siin kella jälgime, siis räägime edasi. Nüüd, kui siia ütleme nii, et on esimesed mured murtud ja mõeldud, et mis dokumendid me peame kaasa võtma ja kuidas siis selle haigekassaga on, kui need asjad on lahendatud ja läbi mõeldud, siis tegelikult järgmine samm ongi, et kus kohast alustada, et mida esimesena teha. Ma nüüd võib-olla mõtlen ausalt, et siin selle punkti ja võib-olla mõne teise punkti juures ka ma räägin pigem enda kogemust ja kuidas mina asjale lähenesin. Ja kuidas ma näen võib-olla, et minu lähedased ka sellele lähenevad, et kuidas siia kolida. Esimene samm oli minu jaoks kindlasti, et ma panen eesmärgi paika, et miks ja mis moel ma sinna kolin. No, miks see on igal inimesel erinev, mis moel, see on praktiliselt tuleb lihtsalt läbi mõelda, et kas ma lähen autoga või ma lendan lennukiga ja saan ainult limiteeritud asjad kaasa võtta või ma saadan ka samas pool elamist kaasa mingi transpordifirmaga, et hakata mõtlema nagu praktilistel meetoditel, et kuidas see asi nüüd välja näeks. Aga kuidas, ma arvan, et see on teisejärguline selle taga, et miks ma sinna kolin. Ja see miks peab väga hästi läbi mõeldud olema, sest kui lõpuks see koha peale jõuda ja see põhjus ei ole endale selgeks tehtud, siis ma usun ja ma näen tegelikult ka seda mitmetest eestlastes, et nad ei leia enda kohta välisriigis. Ma räägin seda Hollandis juba. Et tullakse ja tehakse, võib-olla käiakse tööl, aga nii-öelda vabal ajal ei leita seda, mida tegelikult võib-olla Eestis neil oli. Tegelikult ei koli terve enda tutvusringkonnaga siia, et te peate uued tuttavad leidma, te peate uued huvid endale tekitama, et see on ikkagi kardinaalne muudatus enda elus. Ja ma kindlasti soovitan süveneda sellele miks küsimusel väga palju, et see aitab kindlasti tulevikus jalad maha panna koha peal ja sellest kolimisest maksimaalse võtta. Nüüd natukene süvenevalt, et perega kolimisel kindlasti esimene samm peab olema otsustada ära, et kas laps läheb riigi või erakooli, sest riigikooli on siin tõsiselt väga palju, minu arvates ka väga väikestes linnades on olemas riigikoolid ja laps saab ilusti kooli minna. Aga kui nüüd otsus on, et erakooli peaks laps minema, siis selle kohta peaks tegelikult tegema natukene eeltööd. Ja miks ma just räägin sellest natuke süvenemalt on see, et kui erakool, siis pigem ma soovitan erakooli järgi valida ka nii-öelda piirkond ja elukoht, kust elama lähete. Sest ei ole mõtet kõigepealt ära kolida ühte kohta ja siis aru saada, et äkki see erakool ei võta vastu teie last või ei ole neil kohti või see on liiga kulukas. Et siin on erakooliga, mis maksavad 10 000 aastas, et on ka odavamad kõvasti. Aga lihtsalt te võite sattuda sellisesse piirkonda, kus on võib-olla see mitte taskukohane või ei ole teile sobiv. Et kui riigikoolide puhul saab nii-öelda ühest linnaosast teise ja siis on juba uus kool, siis erakoolidega on natuke keerulisem.
ja ma kindlasti soovitan see kodutöö enne ära teha, kui siis asjad kokku pakkida ja siia tulla. Samas, kui üksi või elukaaslasega tulla on ja samas ka nii-öelda, kui koolivalik on tehtud, siis mina arvan, et kõige tähtsam on välja mõelda enne veel siia tulekut see sissetuleku tekitamine. Et kui ma rääkisin nüüd enne, et mis dokumente kaasa vaja võtta, et sissetuleku kohta, siis tegelikult see hetk, kui siia koha peale tulla ja mõelda sellele, et ma nüüd koha peal selgitan midagi välja ja mõtlen, mis ma tegema hakkan. Ma ütlen ausalt, see on ainult siis võimalik, kui teil on nii-öelda finantsiline puhver. Te saate vabalt võtta näiteks aasta aega, pool aastat, võib-olla isegi sellest piisab. Aga sellisel juhul, see ei ole oluline samm enam. Kui aga te soovite, et oleks kuu-kahe pärast töökoht olemas, siis või sissetulek aktiivne, ma kindlasti soovitan see enne väga nagu hästi läbi mõelda, et kuidas te selle lahendate, sest Hispaanias ei ole kerge tööd leida, et see ei ole nii, et te tulete nüüd siia, kui siin on 48 miljonit inimest, et siis küll ma miskit ikka leian. Ma ütlen ausalt, et ma olen näinud väga edukaid kolimisi, kus inimene ei tee mitte ühtegi eeltööd, põhimõtteliselt pakib asja, tuleb siia, tal läheb väga hästi siin. Selleks on kindlasti mingil määral õnne. Sellel on ka mingil määral innukust ja nii-öelda just seda, et ta hommikul ärkab üles ja läheb ja hakkab tegema, ta ei lõpeta enne, kui tal on töö olemas või sissetulek nii-öelda olemas siis. Aga olen ka näinud nii-öelda natuke halvemaid stsenaariumeid, kus inimesed võtavad kõik enda vara ja tulevad Hispaaniasse nii-öelda uusi maid avastama. Aga lõpuks tekivad finantsilised raskused, kuna asjad ei ole läbi mõeldud ja halvimatel juhtudel võib-olla isegi peavad Eestisse tagasi minema või mis iganes muid lahendusi endale finantsiliselt otsima, mis ma lihtsalt rõhutan seda väga, väga tugevalt, et palju on sotsiaalmeedias sellist ilu selle kolimise otsas, et tulge ja kõik on kerge, aga tegelikult on nii, et see ei ole kõige kergem nüanss Hispaaniasse kolimise juures. Et olge ettevaatlikud ja mõelge asjad läbi. Kui nüüd aga edasi minna ja ütleme, kool ja sissetulek on kõik leitud ja läbi mõeldud, siis järgmine koht kindlasti on see, et kus ma elama hakkan. Ja koos selle elukohaga siis peab välja mõtlema ilmselgelt selle piirkonna. Ma ütlen ausalt, et see, kust elama hakata, et kas ta on rendipind või kas ta on nii-öelda ostetud maja või mis iganes lõpuks see tüüp on või mis lähenemine teil on, see on ilmselgelt iga pere enda otsustada ja nende võimaluste järgi. Aga mida ma pean silmas elukoha mõtlemise all ja sellega seotud piirkonda, on see, et te peaksite läbi mõtlema selle kohta, et kui Eestis elada, ma ei tea, Otepääl, siis seal on talvel turismi, suvel on natukene rahulikum, võib-olla suvel on ka kindlasti turismi praegusel ajal juba, aga Pärnus on samamoodi, et talvel on vaiksem, suvel on palju rohkem inimesi. Aga siin on see väga drastiline, et suvel on, näiteks on näite Alicante lennujaam, siin käis eelmine aasta, 2023 aastal Alicante lennujaamast läbi 16,8 miljonit inimest. Kui teile turism ei meeldi, siis ilmselgelt ranniku äärest elada ei saa. Minu endagi mõte on mingi hetk natukene sisemaa poole kolida, kuna ma kolisin Hispaaniasse tegelikult Hispaania kultuuri ja inimeste pärast, siis siin rannikupiirkonnas on pigem inglased ja sakslased, kellega ma igapäevaselt kokku puutun. Tänapäeval ka palju tegelikult eestlasi, et nädala 2-3 tagant ma näen mõnda eestlast poes, mis on väga hämminguline, kuigi meid on nii vähe siin maailmas. Ja teisi nüansse on veel, et tuleks läbi mõelda, eriti kui see on eriti tähtis punkt selle juures, kui ei ole palju reisinud varem ja ei ole kas või Hispaanias käinud. Et mina panin näidisküsimused, aga ma arvan, et kui need läbi juba mõelda, siis olete juba päris heal teel, et merelähedus kindlasti tähtis, mis tüüpi kodu, kas toidupoodi, kui kaugele käia, kas auto ostate või mitte.
ja mis on, ma arvan, et enamikele mitte läbimõeldud punkt on see, et kas, kui nüüd sisemaale natuke kolida või näiteks Costa del Solli, Costa del Solli rannikul seda probleemi muidugi veel ei ole, aga seal paar kilomeetrit sisemaale mägedes on juba see probleem täiesti adekvaatne, et vett ei tule toru kaudu maa seest, vaid ega enda kaevust, vaid seda toob siis veoauto, mis siis hoitakse teie enda maja all või kuskil maja lähedal olevas veetünnis. Gertrud küsis korra veel, et kui osta nii-öelda maa-ala ilma kinnisvarata, et kui keeruline on muuta maa-ala eesmärki. Et maa-ala eesmärk, see on väga spetsiifiline, see on maa-ala põhine põhimõtteliselt, et kas nüüd just selle krundi eesmärki saab muuta, ma oskan ainult siis teile öelda, kui me oleme sellele otsa vaadanud ja ka kas linnavalitsuse või maaregistriga suhelnud. Et Hispaanias on teatud 4 liiki nii-öelda maa-ala tüüpe, kui nii võib öelda. Kui nad on nii-öelda juba urbano ehk siis asustatavaks määratud, siis on väga kerge ostad ära ja hakata ehitama, teete projekti ja saate ehitusload ja kõik muu. Mis projekti ja ehitusload ja kõik asjad võtavad muidugi aega, aga see on kordades kergem, kui nüüd ta on määratletud no urbano või nii-öelda istanduse või isegi looduskaitsealaselt, siis on sinna pigem keeruline ehitada. Et me oleme küll läbi viinud mõned projektid, kus on istandusest nii-öelda elamumaaks ja mingi osa istanduseks jäetud ja see on edukas olnud lõpuks. Ma võin öelda ausalt, et need võivad aastaid aega võtta. Lihtsalt võib-olla pead ootama, kuni linnavalitsuses mõni inimene vahetub, kellele te ei meeldi. See võib täiesti sellele taanduda lõpuks. Aga jah, lähme nüüd edasi, kuna ma mitu korda juba maininud, aga kell liigub edasi ja meil on ainult alla 45 minuti järel. Aga samas oleme me 9. slaidil. Ma arvan, et isegi jõuame hästi. Nii, kinnisvara ja rendihinnad, et taaskord siin on palju infot, erinevaid asju. Ma räägin selle slaidi kohta natukene ainult, et see paremul olev pilt siin, see on andmete väljavõte maikuust sellest aastast. Ostuhind ruutmeetri kohta, natukene zoomin sisse, siis näete ka, millest ma natuke räägin rohkem. Ostuhind ruutmeetri kohta erinevates piirkondades Hispaanias ja rendihind ruutmeetri kohta. Need on erakinnisvarad nii-öelda, need ei ole ärikinnisvarasid siin sees. Et kui te guugeldate palju, siis ja infot otsite ise, tihti peale ma arvan, et te leiate sellist infot pigem üleüldist, kus on ka ärikinnisvara sees. Siin ja kohe järgmisel slaidil saate detailsemalt aru, miks ma seda mainin. Andalusia on nüüd Costa del Solli piirkond näiteks. Ja kui vaadata Comunidad Valenciana, mis on siis Costa Blanca poolenisti, need on üpriski sarnased ruutmeetri hinnad ostul. Aga, vabandust. Aga tegelikult on nii, et need andmed võtavad tervet maakonda arvesse. Maakonnal on rannikuala palju ja maakonnal on sisemaala palju. Sisemaa hinnad tegelikult balansseerivad need paljud nii-öelda ära ja nad ei näita seda, mis tegelikult rannikul hinnad on. Et kui te unistate rannikul elada, siis kindlasti vaadake detailselt järgmist slaidi ka, kui ma sinna jõuan ja arvestage, et tegelikult ei ole paljudes piirkondades just sellised hinnad, sest sisemaal on ikkagi teistsugune odavam hind enamjaolt, kui juhuslikult Madridist ei ole jutt. Aga siin on erinevaid punkte mulle pandud kirja, et ma ei hakka kõiki sõna-sõnalt läbi rääkima, aga ma mainin need ära, et kindlasti Costa Blancat just vaadates rendihindasid te saate juba 600 euros saab täiesti elatava pinna, 1000 eurost on natuke suurem ja viisakam, võib-olla isegi et hooviga juba. Aga ilmselgelt, kui nüüd vaadata mõnda muud piirkonda, ma ei tea, Malagat, selle ümbrus, selle Golden Mile, Marbellas, Barcelonat, Sevillat näiteks, et seal ei saa sellise raha eest, tihti 600 euro eest põhimõtteliselt ei leia te midagi. 1000 euro eest saab võib-olla Barcelonas ühe toa rentida juba, et
see on lihtsalt, nõudlus on nii suur, siis nii on. Praegu tuli Eestis ka mingi aeg tagasi see uudis välja, et Barcelonas nüüd tühistatakse turistilitsentsid ja et seal ei ole enam nii-öelda lühirendi võimalusi, mis iganes. See on tegelikult, ütleme nii, et meedia üles puhutud jutt. Tegelikult see tähendab seda, et 10 000 turistilitsentsi aegub, 10 000 Barcelonas, mis on, ma arvan, et seal on üle 100 000 maja või elamispinna, võib-olla rohkem isegi, paarsada tuhat võib isegi. Ma ei tea täpselt neid numbreid, aga 10 000 elamispinda, millel on turistilitsents, see on väga väike tilk selles suures ookeanis seal Barcelonas ja tegelikult ei tähenda ka seda, et nad nüüd tühistatakse. Need lihtsalt aeguvad, mis on täiesti tavaline protsess Hispaanias, kõik turistilitsentsid aeguvad ja Barcelona riik lihtsalt, või Barcelona, vabandust, mitte riik, linnavalitsus ütles välja, et nad ei uuenda neid. Mis tegelikult see tähendab, on see, et nad uuendavad, aga rangemate tingimustega ja neid peab, neid nii-öelda käiakse kontrollimas. Nad tahavad integreerida sellist protsessi, kus minnakse koha peale, vaadatakse see korter üle, et see vastab teatud tingimustele ja hakatakse ka arvatavasti neid rendihindasid mingil määral piirama. Aga kohalike uudiseid lugedes ja koha peal nii-öelda seda probleemi jälgides, see ei ole kindlasti lahendus nende kõrgetele rendihindadele, mis nad seal üritavad lahendada. Aga see selleks, ma natuke rääksin teemast eemale. Mida ma kindlasti tahan ära mainida, see on muidugi äärest äärde nende punktid natukene siin, aga ma tean paljusid eestlasi, kes on astunud lõksu sellesse, et hästi raske on rendipinda leida. Täiesti tõsi, kui nüüd, ma ei tea, juuni, juuli, august siia tulla ja üritada pikaajalist renti leida, siis ma arvan, et pigem kergem on karavanis või matkaautos elada, et väga keeruline on tervel rannikul suveperioodil ja enne suve pikaajalist renti leida. Kui aga eelarve on suurem paari tuhande juures juba kuukaupa näiteks või endale kodu osta, siis on see probleem lahendatud. Aga palun ärge makske rendideposiiti, mida nõutakse võib-olla seal 2 kuud või üks rent või isegi 400 €, mida nad võivad nõuda. Ärge makske seda enne, kui te olete kinnisvara näinud, seda inimest näinud. Ja see tundub usaldusväärne, sest pettureid on siin tegelikult rendi osas väga palju. Ma räägin natuke pikemalt pärast sellest ise ka, aga me tegeleme tegelikult Costa Blanca'l kinnisvaraga aktiivselt. Pikaajalist renti sellega me kaasa ei oska aidata. Õnneks või kahjuks see on natukene selline detailsem ja keerulisem protsess, mis ütleme nii, et minul ei ole ärilist huvi tekitanud. Lühiajalise rendiga Enso vastuseks teile, et lühiajaline rent meie keeli tähendab seda, et me haldame kinnisvara läbi erinevate portaalide nagu Airbnb ja muud lehed. Läbi nende portaalide võib ka rentida, meil on piir pandud 11 kuu peale. Vabandust, 10 kuu ja 15 päeva peale. Sest kui rendiperiood Hispaanias ületab 11 kuud ja näiteks 11 kuud 1 päev, vahet ei ole, mis leping teil selle inimesega on, kes seal sees elab. Sellel inimesel on õigus automaatselt lepingu pikendamisele ning tal on õigus elada seal 5 aastat. See on Hispaania seaduse põhjal ja selle põhimõtteliselt selle vastu ei saa mitte mingil moel. Sellepärast tekivad ka tegelikult okupad, inimesed arvavad, et nad teevad nüüd äged rendilepingu, kus nad viskavad inimesi aasta aja pärast välja, aga tegelikult läheb 11 kuud mööda ja siis need inimesed elavad seal edasi, kuna leping ei kehti, aga samas seadusalusel neid välja visata ei saa. Ütleme nii, et vastus teie küsimusele, lühiajaline rent on lihtsalt läbi erinevate portaalide ja see on enamjaolt on ta alla kuu need rendiperioodid, aga meil on ka kliente, kes võtavad 3-4 kuud läbi nende portaalide ja püsivad kinnisvaras siis pikemalt. Et nüüd teistpidi vastates sellele küsimusele, me ei tegele pikaajalise rendiga, mis on lepingud üle 11 kuu. Nii ja edasi minnes räägime nüüd, ma lihtsalt tahtsin natukene teile detailsemalt rääkida sellest osturendi turust, no just spetsiifilisemalt Costa Blancas, kuna ma ise olen siin ja tegutsen siin, mul on palju paremad andmed selle kohta kui võib-olla muude
Hispaania maakondade kohta, aga et nüüd võrdluseks tuua sellele tabelile eelmisel slaidil, mis siin on ostuhind just, et sellele võrdluseks tuua, kui me vaatasime, seal oli Andalusia Costa del Sol, see oli äkki 2100 midagi. Kui me vaatame nüüd keskmine kinnisvara ostuhind ruutmeetri kohta 2023 aastal oli Marbellas, mis on nüüd üks linnakene ainult, üks niuke asustatud ala Andalusias, siis seal on see ruutmeetri hind 4121, et tegelikult seal leiab kinnisvarasid, mis on 10-15 000 ruutmeetri hind ka, aga nad on lihtsalt erinevad asukohtades, on keskmine. Et selle slaidi eesmärk oligi põhimõtteliselt see, et teile tekitada arusaam sellest, et kui nüüd tulla, vaadata tervet maakonda, see on 2000 eurot, minna rannikule, seal on keskmine 4100, et ärge võtke arvesse seda eelmist tabelit sellisena, et nüüd te tulete näiteks Costa Blancale ja siis lähete Alicantesse ja saate 1000, ma ei tea, 600 või 2000 euro eest endale ilusa korteri ostetud, et väga palju varieerub kinnisvara hind siin riigis sellest linnast, täpsest asukohast kinnisvaral. Ma tean isegi juhte, kus on kinnisvara distants on võib-olla kilomeeter üksteisest. Seal ei ole mingit kategoorilist erinevust nendel kinnisvaradel, et üks, ma ei tea, mäe otsas ja teine mäe all. Aga hinnad erinevad 1000+ ruutmeetri hinna osas lihtsalt sellepärast, et üks on rohkem tuntud ja aktiivsem piirkond, teine on nii-öelda alles arenenud piirkond. Aga nüüd, kui vaadata Orihuelat ja Orihuela Costat ja Torrevieja, mille lähedal ma ise paiknen, siis siin on tegelikult Torrevieja muidugi teadaoleval põhjusel madala hinnaga, sest et 10 aastat tagasi, veel paar aastat tagasi ka minu arust, kui ma õigesti mäletan, oli Torrevieja üks madalama palgaga linnasid Hispaanias. Et kui nüüd Torrevieja kesklinna vaadata, siis ta on pigem selline paneelmajad kokku ehitatud, et asfalteel päike ei paistaks. Ja tihtipeale ei ole just see koht, kuhu ma enda klientidelegi kinnisvara otsin, aga Hispaania on natuke teistsugune kui Eesti, et kui Tallinnat vaadata, siis Tallinna kesklinnas on kõige kallim kinnisvara ja ümbruskonnas läheb odavamaks, võib-olla seal Viimsis või Kakumäel on ka kalleid kinnisvarasid või võrdudasid kesklinnaga. Siis Torrevieja piirkond just on selline, et Torrevieja kesklinnas on kõige, ütleme nii, et odavam kinnisvara ja kui minna mööda ranniku äärte eemale, kus on suurem turism ja samamoodi tegelikult ka põhja Costa Blancal Calpe ja Alicantest ülesse poole nii-öelda. Seal on üpriski sarnast lähenemist tihtipeale, et see linna keskmes ei ole kõige kallim. Sa leiad väga tihti ranna ääres või kuskil väikse künka peal oleva kinnisvara palju kallima, mis on tegelikult asulas sees. Ja tihtipeale on see haljem asustatus, ühesõnaga soovitan tihtipeale lihtsalt tulla vaatama ja vahepeal minu enda onu rakendas seda nii, et tema läks Google Mapsiga pani tänavavaate ja kõndis, ma arvan, seal tundide viisi kõndis sellega ringi selles piirkonnas, kus ta soovis endale kinnisvara osta. Lähenemisi on erinevaid. Kinnisvaratehingud Hispaanias aastal 2023 on palju, peaaegu 600 000, nendest välismaalastega on see umbes 1/6 ja Costa del Soli tehingud välismaalastega on seal 15%, Costa Blancal 29%, mis nüüd ma võin ausalt öelda, et see on trend on muutumas, et kuigi Costa del Sol on palju meediakaja ja muud saanud, siis tegelikult on see trend muutumas just Costa Blanca poole, kuna siin on lihtsalt odavam kinnisvara ja saab sama raha eest palju toredamaid asju. Minul isiklikud meeldivad ka rannad rohkem siin, aga see on täiesti isiklik arvamus. Muidugi see võib-olla viimane punkt ei ole kõigile, aga ma ikkagi jagan selle ära, et siin piirkonnas on lühirendi tootlikkuse kuskil 6-12% aastas. Sellest läheb veel muidugi tulu maksma, aga kõik muud kulud on arvestatud sisse juba. Tulu maksma lihtsalt ei tea, mismoodi teie maksta tahate või kust te tahate seda maksta ja mis kulutused maha arvestate, see on iga inimese enda asi. Aga lähme edasi. Vaatan aega korraks, pool tundi aega. Okei, ma arvan, et
jõuame ilusti käidud, need slaidid. Nii, suur küsimus tavaliselt, me rääkisime just maksudest ka, et kuhu riiki tegelikult need maksud maksa tuleb. See on, ütleme nii, et üpriski üldine küsimus, aga ma annan mingisuguse vastuse ära, et ma arvan, et te saate hea aimduse sellest. Enne, kui ma siia sisse lähen sellesse teemasse, ma ütlen ära, et kui kinnisvara omab Eesti residentsusega inimene, see tähendab seda, et ta on Eestis maksuresident, siis ta peab tulumaksu selle kinnisvara rendi pealt maksma siiski Hispaanias. Pärast, kui võib-olla Eesti nõuab selle tulu pealt tulumaksu, siis tuleb lihtsalt rääkida topeltmaksustamise kokkuleppest kahe riigi vahel ja Eesti maksuametile arusaadavaks teha, et te olete seda juba Hispaanias maksnud ning Eestis seda rakendada ei tohi. Aga natukene nüüd, kuna me rääkisime enne kinnisvarast, siis ma mainisin selle ära. Aga nüüd natukene üldisemalt, et kui me nüüd vaatame seda, et kuhu ma nüüd maksud maksma peaksin, siis sellel on väga lihtne vastus. Vahet ei ole, kus te elate Euroopas, kui te elate seal üle 183 päeva, siis tegelikult maksate te maksud selles riigis. On olemas topeltmaksustamise seadusi, on olemas erinevaid lähenemisi, on võimalik lihtsalt elada mingis riigis ja maksta tulumaksu Eestis, kuna ma ei tea, teil on ettevõtte seal ja te võtate dividende sealt ja lihtsalt maksate ära. Kõiki stsenaariumeid olen näinud ja mõnda võib-olla isegi ka ise läbi elanud, aga seaduse kohaselt peate te maksma makse selles riigis tulumaksu, just eraisikuna tulumaksu, kus te olete 183 päeva aastast. Eestist Hispaaniasse kolides, kui te Eestis olete olnud pikalt ja seal on maksate tulumaksu, üks hetk lihtsalt lõpetate selle maksmise, kindlasti Eesti maksuamet küsib selle kohta, lihtsalt valmistan teid ette, siis selleks hetkeks peavad olema Hispaania riigis asjad aetud nii hästi, et teil on siin residentsuse kaart, nii ja number, see on alustuseks kõigeks. Ja ilmselgelt peab ka mingisugune sissetulek siin riigis olema, et saaksite siis näidata, et ma näed, nüüd maksan juba Hispaanias makse. Kui teil on lihtsalt Eestis sissetulek, mis on teenitud kas kaugtööga või nii-öelda digitaalse tööga, et ei saa seda tööd Eestis teha füüsiliselt ja siis seda tulumaksu Hispaaniasse maksta, siis te saate selle eest tegelikult ka maksta makse Hispaanias. Sellisel juhul, kui te teete kaugtööd, peate te Eesti tööandjalt paluma maksta kõik tööjõumaksud ja muud asjad teile välja ja te ütlete, et te maksate need ise Hispaanias ära. Neid lähenemisi on väga erinevaid, te võite seda FIE-na teha, võite arveid esitada Eesti ettevõttele. Et lähenemisi on erinevaid, aga kordan veel, kui elate üle 183 päeva aastast Hispaanias, olete te kohustatud tegelikult makse maksma siin. Kui te olete need ära maksnud Eestis, siis on Hispaania riigil siiski õigus nõuda neid teilt lisaks, kui te olete siin elanud koha peal ja te ei suuda tõestada ära, et te olete vähem kui 183 päeva Hispaanias olnud. Lisainfot saab hästi palju tegelikult sellelt lingilt saab lugeda. Sellest lingist saate te teatud võtmesõnad kindlasti ja saate küll nii-öelda nagu rohkem guugeldada selle kohta ja rohkem infot. Ma olen üpriski detailselt pidanud tegelema selle teemaga, sellepärast, et mul on erinevaid kliente, kes kolivad ja ma samas ise olen ka natukene rändur olnud, et Eestis pole kaua elanud, siis pean olema aru saanud, et kus minu maksud makstakse. Ja kindlasti Eestist välja ära kolides, ütleme nii, et alguses võib-olla seal 3 kuud, võib-olla 6 kuud ei ole see kõige tähtsam, aga kindlasti lähiajal ma soovitan ennast Eestist välja kirjutada, sest see teavitab ka tegelikult maksuametit, et ei ole seal enam, teie maksud ei ole Eestis nõutavad. Ja kindlasti kirjutage ennast Eestist välja, seda saab teha ka väga lihtsalt interneti teel ja teavitada ka nii-öelda siis Hispaania, Eesti saatkonda Hispaanias, Madridis asuvaid toredaid inimesi, et olete nüüd Hispaanias asunud elama, kui soovite seda teha. Aga lihtsalt Eestist välja registreerimine on kindlasti oluline. EMTA võib nõuda teilt makse, aga te kindlasti peate sellisel juhul juba siis neile tõestama, et Hispaania tuludeklaratsioone residendi kaardiga, see on pärast nii, et järgmine samm põhimõtteliselt, et elate Hispaanias.
kõige ekstreemsem näide on mul see, et peab olema näidata pangakonto väljavõtte tõestuseks, et te tegelikult teete osta Hispaanias. Ja samas ilmselgelt, kui te elate Hispaanias, siin maksate tulumaksu, aga tegelikult tulu tuleb ka Eestist, siis paljude üllatusena, aga selle tulu peate ka Hispaanias makse maksma. Et kui Eestis on see mingi dividendimaks ära makstud Eesti riigile, siis tegelikult on, tuleb lihtsalt selle kohta dokumentatsioon võtta ja sellest nii-öelda vähem maksta, selle võrra vähem maksta Hispaania riigile, et dividendide tulumaksu põhine määr on Hispaanias suurem, kui nüüd rääkida suurtest summadest, siis see on astmeline. Eestis vist veel ei ole. Vaatan paar küsimust korra vahele. Kas kuskilt saab seda osturendi statistikat ise ka otsida, mõni veebileht ka teiste maakondade kohta? Need statistikad, mida me eelmisel lehel näitasin, need on kõik tegelikult Hispaania veebilehtedelt. Ma ei oska teile peast kohe neid veebilehti öelda. Kõige kergem on tegelikult guugeldada õigete märksõnadega ja paljusid andmeid tegelikult avaldab selline leht nagu Statista. Nad näitavad ära üpriski, need ei ole võib-olla 2024 aasta andmed, kuna neid saab ainult siis nii-öelda kohalikest omavalitsustest ja Hispaania statistikaametist. Aga üleüldiseid andmeid eelnevate aastate kohta, seda saab vaadata Statista, oli vist Statista, kui ma õigesti mäletan. Nagu statistika, aga Statista. Ja millised saite soovitate kinnisvara otsimiseks, nii ostmiseks kui üürimiseks? Eestlaste seas kindlasti tuntud on juba Idealista, Spain Houses ja Fotocasa. Mina enda töö juures ei kasuta ühtegi nendest enam, kuna mul on enda võrgustik, kus mina enda kinnisvarad kätte saan. Aga soovituseks võin nii palju öelda, et kõige usaldusväärsem ostmiseks on Fotocasa, kuna seal on kõige vähem võlts ja libakuulutusi või vanu kuulutusi lihtsalt. Et Fotocasa on üks selline viisakas koht, kus uuendatakse üpriski tihti, kuna maakleritel on tasu üpriski suur ja siis nad ei taha neid vanu üleval hoida. Spain Houses, seal on hästi palju võlts ja vanu kuulutusi, et ma teen aktiivselt tööd siin piirkonnas ja selle põhjal võin öelda, et seal on aasta või 2 vanu kuulutusi, millega lihtsalt üritaks inimesi õnge tõmmata või helistate neile ja ütlete, et ma soovin seda osta ja siis nad ütlevad, hei, see on meil äsja müüdud, aga meil on midagi väga toredat veel ja siis nii see edasi läheb. Üürimiseks, me jõuame ka tegelikult selle teema juurde, kui ma õigesti mäletan. Ma vaatan korra. Ja minu arust me jõuame sinna, aga ma igaks juhuks mainin ära, et üürimiseks on Idealista päris okei, aga mitte nii-öelda püsihooajal. Suvel Idealistast ma arvan, et ei leia te midagi eriti. Suvel otsides on kõige targem otsida endale usaldusväärne büroo välja, kellega saate inglise keeles või mõnes muus keeles suheldud ja neil on olemas koduleht, kontor, nad teevad teiega võib-olla isegi sellise veebikohtumise ja tekitavad usaldust teist, siis otsida nende kaudu, kuna nad küll võtavad väikse vahendustasu sellelt, aga kindlasti mitte ette maksta mitte midagi. See hetk, kui on neil leitud midagi, sellel hetkel makske ja tulge vaatama, tehke leping ja makske. Aga see on kõige, ütleks, et lihtsam meetod üüripinna leidmiseks, et keegi kohalik sellega tegeleks. Vaatan, selle slaidi vist on kõik räägitud, see läks päris kiiresti. Nii, aga me rääkisime enne sellest, et ma rõhutasin, et ei ole töökohta nüüd just kõige kergem leida Hispaanias. Küsimus ka kindlasti, kas peab keelt oskama. Töö otsimine ise, see on väga erinev, et mina tegin küll kaugtööd, kui ma ise kolisin poolenisti tegin enda asja. Siis see on väga, ma olen aidanud inimestel siia kolida, neid on juba mitu käetäit, kes siia on tulnud ja ma näen seda praktikat tegelikult väga erinevalt, et see on valdkonnas ja piirkonditi ka väga erinev, et kui nüüd mõelda terve lõunarannik, suuremates linnades on töökohad üpriski stabiilsed.
teatud rahulikumates turismipiirkondades on nad hooajalised need tööd. Kui otsiti juhuslikult kontoritööd, siis ilmselgelt peab kolima mõne suurlinna lähedale, kas näiteks Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, lõuna pool Malaga. Sevilla on ka väga tore linn, väga kuum suvel, aga võib-olla teile meeldib 40. See on, aga kindlasti selle kohta ma ütlen esimese asja kohe ära, et ärge Hispaaniasse ma ei soovita kolida suve keskel. Mitte üürimise pärast ainult, vaid sellepärast, et klimatiseerimine võtab aega. Kui kolida sügisel, siis te saate selle kliimaga nii-öelda ühele lehele juba kevadeks ja suveks ja teil on seda suvekuumust kõvasti kergem üle elada. Üleelamine ei ole suur asi, et tegelikult minule väga meeldib 30 kraadi ja ma olen täiesti harjunud, et alla 24 kraadi ma eriti ei taha isegi lühikeste riietega enam käia. Aga inimesed on erinevad ja nii edasi. Aga selle slaidi juurde tagasi. Töö otsimine, et ma soovitaks, ma ütlen, see on väga erinev valdkonna kohta. Te võib-olla leiate kaugtöö sellise, mis üldse Hispaania ettevõttegi on. Ma tean üht inimest, kes teeb näiteks ühes autofirmas, on programmeerija ja ta töötab Hispaaniast, ta kuskil elab mägedes enda satelliidi internetiga ja teeb kaugtööd. Väga edukalt ja kõik on hästi, aga ta leidis teadlikult selle töö enne seda, kui ta kolis. Ja informeeris enda tööandjat, et ta läheb siia elama ja kõik oli korras. Olen ka näinud inimesi, kes tulevad täiesti ilma eeltööta töö osas. Mõndel läheb hästi, mõndel mitte. Aga ma ütlen, et kõige turvalisem on siiski enne juba läbi mõelda, nagu ma enne ühel teisel slaidil rääkisin, sissetulek on oluline. Ja tehke seda tööd enne juba, et kui te võib-olla leiate mõne Eesti kogukonna, kes pakub teile mõnes restoranis näiteks tööd või on ehitusele tööd või siin on väga palju tegelikult eestlasi, kes tegelevad kohapeal ettevõtlusega, kellel on võimalus tööd pakkuda või kellel on lihtsalt kontakte, kes on võimelised tööd pakkuma, on võimalik veinikeldritesse tööle minna. Ja kui keelt ei oska, siis on kindlasti see limiteeritud mingil määral, et kus töötada saab, aga on ka väga paljusid töökohti. Lihtsalt nende leidmine ei ole nii, et me läheme nüüd, ma ei tea, mõne töökuulutuslehe, võtame lahti ja esimesed 5 on positiivsed. Nendest üks positiivne, see ei ole tavaliselt nii. Et soovitan vaeva näha, tehke kodutööd Eestist juba otsides. See, et ei ole siin veel, ei ole probleem. Kui teil on NIE ja te olete ise tegelikult hakkaja, siis tööandjad pigem ootavad selle võib-olla paar nädalat ära või kuukese, kuna te tegelikult kolite. Ja on aldid kindlasti seda nagu kaasa aitama, seda protsessi. Et kui te ette suhtlete ja uurite, see on kindlasti parem. Kindlasti tekitage mingi finantsiline puhver endale igaks juhuks, kui see tööga nii hästi ei lähe, kui te ootate. Kui olete siin kohapeal juba, et Hispaania on, nagu me teame, kõik mitte nii digitaliseeritud riik, siin on ilmselgelt ka sularaha palju rohkem ja see mängib suuremat rolli igapäevaelus, aga ma kindlasti soovitan mitte musta tööd teha, kuna tundub väga atraktiivne alguses sularaha kätte saada, siis peab arvestama sellega, et kui lõpuks midagi juhtub teil endal või perel, siis sotsiaalmaks on maksmata ja haigekassat ei ole. Õige, Enn, suur aitäh, jään ajaga Enni, tõsi, mul on mitu slaidi veel käia, lähen edasi, saate ise edasi lugeda pärast. Igaks juhuks mainin ära, et ma tean paljust eestlasi, kes on 10-20 aastat seal elanud, keelt ei räägi, asjad saavad aetud, aga neil on siiski töö ja mingisugune oma kogukond tekkinud, kus nad ajavad asju, et neil ei ole kohalikku kultuuri integreerunud ja mina soovitan pigem, kui Hispaaniasse kolida, integreeruge kohalikega. Nendega on küll alguses raske natukene võib-olla jutule saada, aga see on väärt seda. Nad on väga toredad inimesed. Ettevõtluse osas väga kiiresti mainin ära, et siin on 2 FIE-le võrdväärne on Autonomo, OÜ-le on SL võrdväärne. FIE saab tehtud siin paari nädalaga. Raamatupidamine umbes 75 eurot kuu saate ilusti äriliselt tegelema hakata, aga OÜ loomine
lihtsalt olge ette valmistatud, et see võtab kaua aega. Augustikuu näiteks on Hispaanias nii-öelda üleriigiline puhkusekuu. Riigiasutused on enamalt kõik puhkusel. Äriregistrist ja kindlasti kinnitus selle kuu jooksul ei saa, et nüüd on firma loodud. Samamoodi näiteks, kui ostate köögi peale seda nii-öelda töö tasapinda, mis on kivis, siis kivilõikajad on ka augustis puhkusel. Et see on võib-olla hea näide sellest, et kuidas peab ennast ette valmistama selleks. Raamatupidaja OÜ võrdväärseks on 150 € pluss käibemaks kuus. Mõlemad on pluss käibemaks summad. Ja see on muidugi ainult siin minu Costa Blanca piirkonnas, et mujal igal pool võib täiesti teine jutt olla. Umbkaudselt lihtsalt ma soovitan nende hindadega, kuidas ma ütlen, nende hindade järgi asju ajada. Lapse kohta Hispaania kooli pannes, see ei ole probleem. Paljud inimesed mõtlevad selle kohta, et see on täiesti maailma lõpp ja inimesed ja lapsed ei saa hakkama. Lapsed on tegelikult väga hästi kuidas ma ütlen, nad kohanduvad väga hästi, et nii nagu laps õpib ujuma noorena või õpib rääkima või rattaga sõitma, õpib ta väga hästi tegelikult ära ka hispaania keele ja ma arvan, ma ei tea ühtegi Eesti inimest, kellel on laps kaasas siia kolides ja nad on mures, et laps ei ole ära integreerunud. Aastaga, võib-olla pooleteisega või maksimum 2 on neil täiesti keel selge, oleneb muidugi eluaastatest, kui kiiresti. Ma tean inimesi, kellel on lapsel pool aastaga hispaania keel suus ja teeb minule silmad ette selles osas, nii et see ei ole probleem kindlasti. Mida laps vanemaks saab, seda raskem on tal integreeruda, aga integreerumise all ma mõtlen keelt. Muidu sõprade leidmine ja kõik muu, mina ütlen, et kooli kaudu on see alati kõige kergem. Gümnaasium, ülikoole, neid on erakoole, õpetatakse ainult inglise keeles, ei ole üldse probleem ja laps saab tulla. Ja väga edukaid kolimisi on olnud viimaste aastate jooksul, kus inimesed tulevad ja vanemad võib-olla ei oska nii hästi neid inglise keelt või mõnda muud keelt, aga lapsed tegelikult isegi aitavad vanematel tihtipeale asjad ära aetud, kuna nemad saavad paremini hakkama uues ühiskonnas. Ja mis on väga tähtis, mis on võib-olla Eestiga teistmoodi on, Hispaania riik toetab laste arengut väga tugevalt. Siin on huviringide toetused, trennide toetused, et ma mõnele eestlase käest olen pool naljaga kuulnud, et issand, et riik toetab nii palju neid mingeid trenne ja asju, et Eestis maksad sa kuuraha samas, mis siin maksad võib-olla pool aasta eest, või isegi aastas mõnikord, et see on väga, väga tegelikult positiivne kogemus, aga samas asjaajamine. Niisama keegi teile kätte ei anna neid asju, et te peate uurima ja tegelema, et need asjad oleksid korras ja lapsel oleks tore koolis käia. Autoteema on selline, et palju erinevat infot Eestis. Ma olen ise jälgin Eesti uudiseid, ma näen, et igast kommuunides ja mujal räägitakse, et Eesti autoga võib sõita, ei ole probleemi. Praktikas on tegelikult nii, et ja seaduse alusel, et kui te olete siia registreerinud ennast, olete maksuresidendid, sellest ajast peale võib 6 aega sõita välismaa numbrimärgiga. Kui suudate tõestada, et olete riigist väljas käinud, no siis on, ütleme nii, et erinevad arvamused on 3 kuni 6 kuud. Praktika poolest ma tean inimesi, kes on 6 kuu jooksul juba pidanud tõestama, kuna samas linnas politsei peatab, nad on kirja pannud varem, et on välismaa numbriga olnud ja on pidanud tõestama, et nad on selle riigiga vahepeal riigist väljas käinud või nad on lihtsalt ähvardatud trahviga ja kui veel kord vahele jääks, siis võetakse lihtsalt autoaresti nii kaua, kuni tehakse ümberregistreerimine. Ümberregistreerimist on täiesti võimalik teha, ei ole üldse probleemi. Varieeruvad CO2 massi ja nii nagu see Eesti automaks on tulemas samadel nüanssidel enam-vähem. Ma panin selle kalkulaatori sinna, ütleme nii, et see head kalkulaatorit leides internetist ei ole kerge, kuna see tegelikult selle arvutamine on üpriski raske. Mida kallim auto ja mida kõrgem CO2, seda kallim ta on sissetoomine, kui CO2 on alla 100 või 80 grammi, mis iganes ühikute kohta, siis see on tegelikult suurem osa imporditasust on 0. Siis on lihtsalt transport ja registreerimised ja kõik muu, mis läheb umbes 1000 € kokku. Ümberregistreerimise käigus tuleb käia sellises toredas garaažis nagu ITV-s on ülevaatus. Esimene samm ongi siis siia minna enda autoga, Eestist ekspordipaberid kaasas.
maksud maksta järgmisena ja siis Hispaania registrisse kanda. Umbes võtab see kuukene kõik aega. Kindlasti soovitan kellegi teenust kasutada selle heaks, kuna kogu teenustasu võib olla 150-300 eurot, et kõik see asi läbi käia, teiega koos ja asjad korda ajada, siis mina näen, et see summa ei ole väärt enda peavalu, et kõike seda ise läbi uurida ja kuskil netiavarustes uurida, et kuidas ma ei maksa nüüd maksan. Kas mul on vaja Hispaania pangakontot? Lihtne vastus. Jah, kuna te hakkate siin elama, aga tegelikult saab ka täiesti ilma hakkama, et meil on palju tuttavaid, kes elavad siin nii-öelda Eesti pangakontoga, nad on teinud näiteks Revoluti või mõne muu pangakonto, mis annab Hispaania IBAN-i. Selle IBAN-iga siis nad saavad enda veed, elektrid ja muud otsekorraldused luua ja näiteks laste koolitoidud sellega maksta. Aga ma kindlasti soovitan Hispaanias kohalik konto teha, kuna lihtsalt ei ole kogu aeg võib-olla Eestis võimalik pangakaardi järel käia ja see on minu enda isiklik lähenemine lihtsalt, et kui ma juba uues riigis elan, siis ma teise eelneva riigiga või siis koduriigiga üritan enda nii-öelda ühenduvused lõpetada. Mul on muidugi Eesti number veel, aga see on teadlikult. Vajalikud dokumendid pangakonto jaoks on ühel eelneval slaidil, kus ma rääkisin, mis dokumente vaja kaasa võtta. Kui need on kaasas, siis saate ilusti pangakonto loodud, mis on väga tähtis. Teil peab olema kohalik aadress. See võib olla sõbra aadress. Teie keegi kontrolli sissekirjutust pangas, aga teil peab olema aadress, mille te saate öelda ilusti ja nad võib-olla saadavad mõne paberid sinna. Minu soovitus on Kaiksapank. Käin seal väga aktiivselt ja sellega peate arvestama, et kontoris peate käima kindlasti tihedamini kui Eestis, et on olemas küll mobiilirakendused ja veebilehed, aga üleüldiselt on ikkagist lähenemine selline, et mingites asjades peate te kontorisse minema. Kindlasti ma mainin ära selle viimase punkti, mis on paljude üllatuseks tulnud, aga see ei ole ainult Eestiga seotud, et mobiilirakenduse ja veebiplatvormi kaudu ei saa te ise teha Eestisse ülekandeid. Sellepärast mõned kasutavad Revolut kontot, on Hispaania IBAN, saadetakse Revolut kontole ja Revolut kontolt Eestisse raha tuttavatele sugulastele iseendale, mis iganes. Aga neid ülekandeid saab teha, kui kontorisse minna või lihtsalt kirjutada neile emaili teel, kui on selline ülekanne vaja teha. Nad on, ütleme nii, et tegelikult te võinud Euroopa siseselt raha ülekande tegemisi piirata niimoodi ja sellepärast nad kontoris seda lubavad teha, aga viimase aasta-2 jooksul, ütleme nii, et kuni Ukraina sõjast alates on kõik riigid raskendatud panganduse osas Hispaanias ja üleüldiselt muus Euroopas ka tegelikult mingil määral, kes tulevad siis nii-öelda Venemaaga piiritlevates riikides, siis Soomest alates kuni lõuna Bulgaariat ja ma ei mäleta, mis muud, mis selle Ukrainaga piiritlevad. Et lihtsalt valmistan ette teid, et ärge kõik enda raha siia tooge, kui teil on Eestis ka raha vaja. Nii on lihtsalt kergem. Nii, siis bürokraatiat palju, ma arvan, et te saite täna natukene rohkem teada, mis see bürokraatia endast ette kujutab. Ma loodan kasulikku infot, aga kas see tõesti on nii keeruline, et peaks nagu juristi või siis kohalikus keeles gestor asjaajajat kasutama? Mina kasutan siiamaani. Ma olen juba 3 aastat siin elanud peaaegu ja ma kasutan siiamaani juristi, teadlikult juristi, kuna mul on tööalaselt nii-öelda enda ettevõtlusega alaselt väga keerulisi nüansse mingitel hetkedel ja see on väärt olnud seda. Vabandust. Aga asjahaldurit või sellist juristi teenust ma kindlasti soovitan kasutada. Kindlasti väga tähtis on ette küsida teenuste hinnad. Aru saada, mis kulu teil tekib teatud protsessiga. Kui keegi ütleb teile lihtsalt tunnitasu ja ma siis hakkan tegema, no ütleme nii, et halvimal juhul võite seda teha, kui tunnitasu on okei teile, aga tihtipeale ikkagist teenustasud Hispaanias ma soovitan ette küsida. Siis on kindel see protsess, mida nad peavad tegema, nii palju maksab. Näiteks basseini koristaja käib kord nädalas on 30 eurot, siis
ma ei tea, kord nädalas peab keegi käima teie eest või teiega koos lapse koolis rääkimas midagi, siis ette oleks teada tore, mis see maksab. Sest tihtipeale minuni on jõudnud ka Eesti kliendid, kes on nii-öelda kellegi petta saanud või kellelt on nii-öelda siis lõpus raha välja nõutud, mis alati ei ole tore ja ma sellepärast valmistan teid ette selleks. Mis ma enne unustasin mainida ja hea, et ma siia kirjutasin selle, sest mulle nüüd tuleb meelde uuesti. NIE number on esimene asi, mis teil vaja on Hispaaniasse kolides, kuna siin suuremaid ostutehinguidki vahepeal ei saa tehtud kuskilt elektroonikapoest, nad küsivad NIE numbrit või telefoninumbrit näiteks või internetilepingut, siis NIE numbri, kuigi Eestis on järjekord, mis ma mäletan õigesti, 8. oktoober oli vist, kuna järgmine aeg anti, müstiline täiesti. Ma ei usu, et eestlasi nii palju siia tulemas on, ma usun lihtsalt, et need riigid blokeerivad teatud arv NIE-sid antakse välja iga aja tagant. Aga me saame ilusti selle NIE numbri Hispaanias tehtud. See muidugi maksab, oleneb piirkondadest, oleneb kui kiire teil sellega on, oleneb kui palju inimesi teil on, kes seda soovivad, kas te olete ise kohal, kas teil on volitusega, palju nüansse selles osas, aga selle saab Hispaanias tehtud ja ei pea nii-öelda ootama seda hetke tihtipeale, kui nüüd Eestist sellest saatkonnast selle kätte saab. Saate ilusti tulla Hispaaniasse ära ja see nädala 2-ga, võib-olla maksimum 3-ga on see ilusti välja aetud, ma usun. Nii, aga ma vaatan, aeg on meil peaaegu otsakorral ja meil praegu rohkem küsimusi vist siia vahele ei ole tulnud. Ma vaatan korra kerin ülesse poole. Erakooli soovitust, kus on eestlasi ees Valencia kandis. Jah, Alicante lähedal on 2 erakooli ingliskeelse õppega ja Valencias mul ei tule praegu meelde, aga kui Alicante lähedal kindlasti, kui te kirjutate private school, English private school, siis seal on 2 tükki tuleb välja, mõlemas on eestlasi ees, tean. Valencias, kui ma õigesti mäletan, ma isegi ühele inimesele aitasin sisse, aga see oli mul algusaegades peaaegu 3 aastat tagasi Hispaaniasse kolides. Aitasin lapsed sinna sisse panna ühte Valencia omasse. Aga ma garanteerin teile, et teil on kindlasti Valencia erakoolis eestlasi ees. Ma tean ühte kortermaja Valencias, kus on, ma müüsin ühe korteri inimesele ja siis, kui ta läks sinna elama, siis samas trepikojas elab veel 4 eestlast. See on kindlasti kokkusattumus, aga kindlasti on eestlasi ees, et siin on viimasel ajal palju meid kokku tulemas. Ja selle palju kohta ma tahangi öelda, et teil on kindlasti miljon küsimust veel, mis võib tekkida praegu minu rääkimise käigus, võib-olla tekib hiljem. Kuna ma mainisin enne ka, et kinnisvara osas ma tegelen kohapeal aktiivselt ise, siis personaalsete kinnisvara ostuga seotud küsimuste osas ma vastan meeleldi telefoni teel, e-posti teel, võib-olla mõndadel muudel teemadel saan ka teid aidata, aga just nii-öelda kinnisvara osas ma saan detailselt teile kõigile vastata ja ma olen, ütleme nii, et põhjaliku kodutöö ära teinud, et enamike küsimusi ma oskan juba ise vastata. Aga teistes valdkondades, kui nii-öelda tekib küsimusi või soovite nõuandeid, siis just Costa Blanca piirkonnas on mul väga palju usaldusväärseid nii-öelda kontakte. Ma jagan mitmeid meeleldi, võin ka niisama toredate Eesti perekondadega teid kokku viia. Ja ütleme nii, et ma Costa del Sol'i kolite näiteks, siis seal ma tean ka väga paljust eestlasi toredaid, et võite kirjutada. Põhja pool Hispaanias on natukene raske, mõnda üksikut tean, koostööpartnerid on mul seal, mõned on, mõned mitte, et oleneb, mis valdkonnast me räägime. Aga et kirjutada ja helistada võite alati, kinnisvara osas oskan kindlasti kohe aidata, muudel teemadel ma võib-olla jään vastuse võlgu, aga üritan siiski aidata. Ja nagu te aru olete võib-olla saanud, siis eestlaste kogukond on siin väga aktiivselt suurenemas ja kasvamas ja ma üritan siis enda poolt just seda panust anda, et just kinnisvaraga seonduv oleks nii-öelda usaldusväärsel tasemel ja professionaalselt lahendatud. Jõudsime pool minutit vist varem.
Aga ma usun, et loodan, et te saite mingit uut infot siit. Ootame teid kindlasti Hispaaniasse, kui soovite abi, nõuandeid, kirjutage, helistage. Suur aitäh kuulamast ja seniks kuni kohtumiseni päikest Eestisse ja olge tublid. Aitäh, kena päeva.